ühes firmas, kus ma olin pool aastat töötanud ja koolis siis anti mulle ülesanne minna praktikale ja õnneks ma sain selle praktika teha seal samas kohas. Ja see oli ääretult mugav, sest et see oli juba niigi mu igapäevane töö, see oli turundusagentuur, kus ma töötasin 6 aastat. Ja siiamaani olen tegelikult nende hingekirjas, aga lihtsalt praegu olen lapsega kodule. Et see töökoht on olnud minu kõige pikemaajalisem töökoht, siis see töökoht on mind kindlasti väga palju kujundanud ja mõjutanud, et turundusega ma puutusingi tegelikult esimest korda kokku just seal. See oli neist väga julge samm mind niimoodi tööle võtta otse koolist ja tänu sellele ametile ma kindlasti arenesin väga palju ja tänases oma blogimaastikus ja YouTube'is tean kindlasti väga palju rohkem reklaami kohta just tänu sellele, et ma seal töötasin. Kindlasti olge julged, ärge kartke erinevaid ameteid. Mina samamoodi hüppasin täiesti pea ees tundmatusse kohta ja kõik läks väga hästi. Nii et lihtsalt võtke aga see suur julgustik ja tehke see ära. Ma ütleks, et blog ja YouTube on ikkagi üsna hobikorras tehtud asi ja ma ei peaks seda üldse tööks, sest see on tegelikult hästi vahva hobi. Enda unistuste tööd ma arvan, et praegu 28-aastane ma ei ole veel päris välja selgitanud. Mul on ilmselt selle unistuse leidmiseni veel aega, aga üheks väga oluliseks verstapostiks on aspekt, et ma olen tahtnud alati olla ettevõtja ja tänu blogile ma nüüd olen seda. Nii et ma olen saanud see lähemal oma unistusele. Ma arvan, et rikkaks ei ole võimalik saada, aga töö näol on seda võimalik teha küll.